Tänases saates on hästi palju juttu olnud SEB maijooksust ning Estonian Air on ametlik lennupartner. Kuidas ja mida te seal teete? Me oleme tõepoolest ametlik lennupartner ja kuna kõik need naised, kes selle 7-kilomeetrise raja on läbinud, ükskõik kas joostes, kõndides, keppidega kõndides või mõnel muul võimalikul moel, me arvame, et igaüks neist on piisavalt tubli, et ta on väärt ühte auhinda. Ja auhinnaks kõik, kes ületavad finišijoone, saavad ühe kotikese, mille sees on muu hea paremolgas, üks selline kupong, võidukupong, mis on õnneloos. Aga mida see võidu õnneloos siis endast kujutab? Oleneb siis nüüd inimese õnnest. Kellel on väga palju õnne, see võib võita tasuta lennupileti. Ja neid õnnelikke on lausa 10, mitte üks. Siis kellel on natuke vähem õnne, need võivad võita poole hinnaga lennupiletid ja kellel on veel natukene vähem õnne, neil veab rohkem armastuses. Aga põhimõtteliselt võidavad kõik, ühtegi tühiloosi me sinna võidukupongidena ei lisa, nii et igaüks võidab midagi. Selleks, et oma võitu kätte saada või teada saada, mis see võit täpselt on, tuleb minna Estonian Airi kodulehele ja sealt juba igaüks saab ise kontrollida. Siis igal kupongil on oma unikaalne kood ja koodi sisse toksides vastaval jooksulehel, Estonian Airi kodulehel, siis on näha, kes mida võitis, kes kui palju. Suvi on tulekul, et millised on teie sihtkohad? Suve hakul või tegelikult alates mai algusest on avatud kõik meie suveliinid. Lisaks on pandud mõningaid sagedusi teatud liinidel, näiteks Londonisse saab nüüd 4 korda nädalas, varema 3 asemel. Aga Barcelonale tuleb ka teine lend nädalas alates juuni keskpaigast. Samas, mis ma ise kõigile soovitaks, kes on vähe sellisem lustlikum seikleja, et võib ka kombineerida. Näiteks miks mitte lennata Milanosse ja tagasi tulla hoopis tükis Nitsast. Minna, võtta, rentida auto, sõita alla, ilus Prantsuse Riviera, miks mitte? Teie valikuvõimalused on põhimõtteliselt piiramatud, et võib igale poole minna ja kõike saab. Aga teil on ka hästi põnev vaatajamäng. Jah, vaatajamäng on täna meil selline, et küsimust tegelikult ei olegi. Inimene lihtsalt peab natukene mõtlema, unistama, kuhu ta reisida tahaks, vaadata, kuhu ta Estonian Airi otselennuga saab. Ja sellest saate ühile teada andma. Ja üks õnnelik võidab edasi-tagasi lennupileti just sellesse oma unistuste sihtkohta.